Süüria uus president ütleb nüüd avalikult, et Damaskus soovib Iisraeliga julgeolekulepet ja et see võiks lõpuks viia laiema rahuni. Al Jazeera interviews. Ahmad al-Shara ütleb, et Süüria ei otsi uut vastasseisu, aga ta tõmbab ka kindla piiri. Damaskus ei loogu oma nõudest Golani kõrgustikule. Et arutada rohkem, on meiega liitunud nüüd Omar al-Mukhtar, Süüria ajakirjanik ja filmitegija. Omar, aitäh, et oled täna siin meiega E24 Newsis. Kuidas see teoorias toimiks? Iisrael vallutas Golani 1967 aastal. USA tunnustab Iisraeli suveräänsust selle territooriumi üle alates Trumpi esimesest ametiajast. Kuidas saavad need läbirääkimised edasi liikuda, kui Süüria ütleb, et Golani kõrgustik ei kuulu läbirääkimistele ja Iisrael peab seda territooriumi püsivalt Iisraeli omaks? Aitäh, et mind tagasi kutsusite. Tegelikult on president Ahmad al-Shara juba esimesest päevast Damaskuses selgelt öelnud, et ta soovib kasutada diplomaatilist lähenemist, et lahendada kõik probleemid Iisraeliga. Ja ta on kutsunud üles järgima 1974 aasta kokkulepet, julgeoleku kokkulepet Süüria ja Iisraeli vahel. Või vähemalt selle uuendatud versiooni, nad on selle üle läbirääkimisi pidanud. Ja Süüria valitsuses, uues valitsusdoktriinis võib see tulevikus viia püsiva rahuni. Aga probleem on siin, nagu sa mainisid, Golani kõrgustik. Tead, Iisrael okupeeris Golani kõrgustiku 1967 aastal. Ja sellest ajast alates on Süüria kutsunud Iisraeli Golani kõrgustikult taanduma vastutasuks rahu eest. Probleem seisneb selles, et ükski Süüria valitsus ei saa loovutada ühtegi Süüria territooriumi sellel alusel, et teha Iisraeliga rahu või midagi taolist. Seega tuleb seda küsimust lahendada, sest see on siin põhiküsimus, see on põhiteema Golani kõrgustik. Just sellepärast on Süüria ja Iisrael olnud sõjaseisukorras alates 1967 aastast. See ongi selle põhjus. Ja Süüria valitsus on selgelt öelnud, et kui Iisrael tunnistaks vähemalt seda fakti, saaksid nad kohe alustada läbirääkimisi kahe riigi vahelise rahu sõlmimiseks. Muide, rahu on vältimatu. Ja olukord, kus Süüria ja Iisraeli vahel pole sõda ega rahu, ei saa igavesti kesta. Ja mingil hetkel peavad need kaks riiki maha istuma, kõik need küsimused läbi arutama ja jõudma ühisele arusaamale, kus kõik on rahul nii Iisraeli turvalisuse kui ka Süüria õigustega Golani kõrgendikele. Kellele sa arvad, et see sõnum siis mõeldud on? Kas andes selle intervjuu Al Jazeerale räägib president Al-Shaba omaenda Süüria sisepublikule? Kas ta räägib iisraellastele või räägib ta Washingtonile, kes survestab selle julgeolekuleppe sõlmimist? Ei, ma arvan, et ta on kogu aeg saatnud sõnumeid Iisraelile. Ma mõtlen, mis puudutab Süüria rahvast, siis ta teab, et avalik arvamus Süürias on üsna valmis selliseks sammuks, et sõlmida rahu Iisraeliga. Me oleme sõdadest tüdinenud ja väsinud. Keegi ei taha sõda. Muide, kui Süüria ja Iisraeli vahel sõlmitakse rahu, oleks Süüria esimene araabia riik, kes sõlmib Iisraeliga tõelise rahulepingu, mida toetavad ja millele on toeks rahvamassid. See pole nagu varasemad rahulepingud mõne naaberriigiga, mis sõlmiti valitsuste vahel. Nüüd sõlmime rahu rahvaga, mitte ainult valitsusega, sest seda rahu toetab rahvas. Ja Ahmad al-Shara on neid sõnumeid Iisraelile saatnud algusest peale. Istume maha, kui teil on mingid julgeolekumuresid, oleme valmis kuulama. Olen viimastel kuudel Damaskuses käies rääkinud mõne Süüria ametnikuga. Kõik nad nõustusid, et kõike saab lahendada maha istudes ja rääkides. Kui Iisraelil on mingeid julgeolekumuresid, saavad nad nendele muredele lahendusi otsida. Kuid samal ajal peavad nad arvestama ka praeguse olukorraga Süürias. Nii et mõlemad riigid saavad kokkuleppele jõuda. See oleks kasulik mõlemale riigile ning see teeks kõik õnnelikuks ja rahulolevaks. Hea pilk tulevikku. Õnnelik ja rahulolev. Huvitav, kas Iisraelil ja Süürial võiks olla lootust sellisele tulevikule? Omar al-Mukhtar, tore on teid meiega siin I24 Newsis näha. Muidugi te olete teretulnud.